vastutan siis hetkel Ballsi nii-öelda kogu tootevaliku sihukese trendipärase ja ajakohase valiku eest, ehk siis meie ettevõttes on trendid hästi muutuvad. Samuti on hästi tähtis, et meie valik oleks just täpselt sihtgrupile õige. Aga ma olen olnud Ballsis tegelikult peaaegu algusest peale. Alguses olime 3 ehk siis sihuke hästi väike ettevõte hakkas vaikselt kasvama. Ja oma kogemusest siit rääkides siis olen tegelenud kõigi nii lao optimeerimisega, turundusega, visuaalse keele loomisega, ehk siis sihuke ettevõtte mõistes on kogemus igast asjast. Nüüd on meil circa 60-70 töötajat ettevõttes, ehk siis oleme juba kasvanud piisavalt suureks ja hakkavad siuksed rollid ka natuke paremini ära jaotuma. Aga enne kui ma oma esitluse juurde läheks, küsiks publiku käest sihukese küsimuse, et meil endal muidugi tundub, et kõik teavad, mis asi Ballsi on. Aga kui paljud teist enne siia seminarile või seminari kava nähes teadsid, mis asi on Ballsi või kes on Ballsi, tõstke palun käsi korra. Ütleme, et sihukese pooled ütleme. Ja teine küsimus, kui paljud, kas üldse mõni on Ballsist sooritanud mõne ostu? Mõned ikka on. Et siit ongi hea tegelikult edasi minna, et kes me üldse oleme, kuna pooled ei tea, kes me oleme. Siis tegelikult Ballsi on sihuke hästi orienteeritud vaba jalatsite ja ka korvpallitoodete müügile. Aga nagu siit näha, siis siin on päris suur hulk inimesi, kellele ma võiksin koheselt hakata vaba jalasid müüma, sest siin on päris palju, kes ilmselt saaksid osta neid. Aga tegelikult meie missioon või sihuke ikkagi südamelähedane asi on, et edendada sihuke sketsikultuuri, mis viimastel aastatel on hästi suureks eriti mujal maailmas läinud, et teadvustada just inimesi, mis vahet on vaba jalanõul ja näiteks kingal või miks mõni kets on 50 €, miks mõni kets on 150 €, rääkida nende kohta ajalugu, mis uued tehnoloogiad tulevad, et sihuke meie eesmärk on tekitada pisikute inimestes just siukse huvi selle ketside vastu ja siis selle läbi lõpuks, et nad tuleks meie poodi ostma, et meie eesmärk ei ole ikkagi, et lähme kuskile hakkame müüma, vaid et pigem tekitada inimestes võimalikult palju sihukest teadlikkust, et ka igapäevaselt saad hästi mugavalt ketse kanda, et sa ei pea alati kingaga näiteks tööl käima. Ja nagu täna juba sellest ostukogemusest palju räägitud on, siis üritame ka pakkuda kliendile sihukest eksklusiivsemat ostukogemust. Meil küll põhiäri on veebis, aga sihukest eksklusiivsemat ostukogemust meie mõistes ma just näen, et me suudame pakkuda jaekaubanduses just oma sihukese väga tugeva visuaalse keele ja identiteedi abil, sest nagu siin öeldi, et siis meie puhul võistelda tehniliselt About You või Zalandoga on üsna võimatu, rahaliselt lihtsalt me ei suuda investeerida, siin on nii palju, siis selle visuaalse keelega, mida siit kohe varsti meist ka näete, siis me üritame tekitada kliendis sihukest lisaefekti, et kui ta tuleb meie juurde ostlema, et ta saaks sihukese mingi mõnusa kogemuse. Natuke veel kähku Ballsist, et algselt oli ainult korvpallipood, nüüd laienesime mingi hetk ka vaba aja kategooriasse, ehk siis natuke lahti seletada, et meil on 2 kategooriat. Miks see on nii tehtud, on sellepärast, et kuna me üritame müüa kõige premiumimaid tooteid, nii vaba aja kategoorias kui korvpallis, siis brändid, kellelt me ostame kaupa, ehk siis Nike, Adidas, mis iganes, nende eesmärk ei ole anda neid kõige premiumaid ja limiteeritumaid jalanõusid poodidele, mis müüvad kõike, ehk siis sihukestele suurtele e-kaubapoodidele. Et meie üritame hoida mõlemad asjad lahus, et meil on füüsilised poed eraldi, veebis on eraldi sinine ja must maailm, et siis ongi, et vaba aeg või kõik, kus on nii-öelda elustiili pool on meil jaotatud siniseks ja kõik, kus on korvpall, on mustaks. Ja nüüd siit järgmiselt slaidilt on visuaalselt ka väga lihtne aru saada, et vasakul pool on siis elustiilipood, kus on meil kogu sisustus, kõik asjad on sinised. Poe müüjatel on kõik siuksed sinise temaatikaga riided seljas. Ja lisaks meil on igal siuksel poel oma unikaalne teema, ehk siis näiteks siin pildi peal on meil hetkel veel kõige uuem pood Viru Ice Ice Ballsi, kus siis kogu temaatika on seotud nii-öelda jäätise või siis jääga, ehk siis seal on siuksed väiksed jäätise automaadid ja kõik siuksed väiksed elemendid, mis annavad siukse poele väikse lisa või eristuvad ja samamoodi, et see sinine värv, et kogemus siit tuua, et mis see Anders ütles, et kui sa midagi uut välja mõtle, siis on me siin täna põhimõtteliselt ei ole olemas, et mõni aasta tagasi, kui me need esimesed elustiilipoed tegime, siis istusime maha, mõtlesime, et kuidas me teeme nagu keskusesse poe, nii et me eristume teistest.
ketsid on põhimõtteliselt samad, noh, valik või natuke muutub, aga kuidas see oleks võimalik, siis meil niisugusel ühel heal visuaalsel mehel tuli idee, et teeme mingit täiesti niisuguse crazy, et ta on ühte värvi, et kõik asjad on ühte värvi. Okei, me saime tagasisidet kõikidelt, et noh, see ei toimi ilmselt, et inimesed ei julge poodi tulla, keegi eestlane, mis iganes Baltikumis ei julge külastada niisugust asja, see, kuidas töötajad seal hakkama saavad terve päeva pealt niisuguses värvilises keskkonnas olema. Aga nüüd tagantjärele öeldes, siis see täitis oma ootusid 10-kordselt, ma julgeks öelda, sest see on just niisugune, et sa lähed kaubanduskeskusesse, inimene kõnnib kaugelt, sa näed täiesti erksinine, täiesti teistsugune, isegi kui ta ei huvitu ketsidest, ta tuleb vaatab, mis seal toimub, miks see niisugune huvitav asi on, äkki jääb pisik külge. Muidugi hea näide siit kõrvalt, et alguses me plaanisime teha ERK Orange'i ja nüüd tagantjärel mõeldes ma arvan, et kui me oleks näinud niisuguse ERK Orange'i poe, siis ilmselt see võib-olla tagasiside oleks olnud niisugune, et inimene ei taha sinna tulla, et see on liiga kriiskav, et see sinine tundus kuidagi nagu õige. Ja noh, paremal pool on need korvpallipoed, mis on siis kõik musta temaatikaga, et väga lihtsasti aru saada. Veel väiksed niisugused lisad ka poodidele, et näiteks siin Viru poes me tegime just Eesti ühe tootja Lamuga enda jäätise, ehk siis pakkuda jälle niisugust väikest ostukogemust kliendile, et ostad meilt mingi toote, saad tasuta kaasa Ballsi disainiga niisuguse väikse topsi jäätise Lamult, ehk siis ongi, kui klient käib meie ostlemas ära, lähed koju, koduteel on niisugune mõnus magus emotsioon või noh, jääb niisugune taha taustale ikkagi mällu, et Ballsis sai niisuguse väikse lisa või noh, ikkagi kuidagi niisugune mõnus tunne jääb sisse. Korra veel näitan ära ka, et meil on nüüd aasta lõpuks põhimõtteliselt 6 elustiilipoodi, ühe avame järgmine nädal ja Lätis ja siis 3 korvpallipoodi. Aga nagu ma nendest teemadest rääkisin, siis meie eesmärk nagu eriti veel nüüd arvestades seda COVID aega, kus näitas, et need retail-poed on väga suure riskiga tegelikult, kui kõik kinni pannakse, siis üürikulud, palgakulud, kõik asjad on tegelikult väga laes. Siis meie eesmärk ei ole teha hästi palju poode, vaid just nende poodide abil näidata kohalikul turul niisugust unikaalsust või võidelda suurte kettidega, kes kuskil kaugemalt tulevad, aga ei ole niisugust lokaalset lähenemist. Ehk siis meil igal poel on niisugune huvitav teema juures, et näiteks Riias on meil Ballsi fast food, seal kõrval on paar kiirtoidu kohta ja siis mõtlesime, et teeme niisuguse, et slogan on feed your feet ehk nagu tule toida oma jalgu ka, et kõik temaatika on seotud niisugune kiirtoidu restoraniga, et meil on seal lauad, puutetundlikud ekraanid, mingid burgerid on tehtud, niisugused suured visuaalsed, kus vahel on ketsid ja Leedus on meil Ballsi Sneaker Cinema, põhimõtteliselt ruum on suht sarnane sellel, kus me praegu oleme, natuke küll siledama maa peal, aga kõik suur kinoekraan, kinotoolid, asjad, et kui inimene, põhimõtteliselt meie missioon on see, et näidata veel kliendile, et kui meil on 6 Ballsi poodi, ma lähen Lätti shoppama näiteks, mulle väga meeldib Ballsi pood, aga kui meil oleks kõik samasugused, siis ma ei tea, kas ma viitsiks minna sinna Ballsisse, kui ma saan ka Viru keskus minna, aga nüüd niisuguse väikse lisaga on nagu, tekib meil klientidel ikkagi huviga minna vaatama Läti poodi, milline see välja näeb, minna Leetu, vaadata, mis seal toimub, et niisugused väiksed lisad, mida me pakume ja sellepärast me ka täna see pilte näinud, et äkki kui keegi siit järgmine kord läheb kuskile Leetu või Läti shoppama, siis äkki astute läbi ja vaatate ise, millised need välja näevad. Et jah, need retail-poed ongi meil tegelikult niisugused turunduslikud kanalid, kui mitte nii-öelda käibe tõstmiseks tehtud, et just näidata seda lokaalset olemasolu, et me oleme klientide võimalikult lähedal. Ja muidugi meie kõige suurema rõhuga koht on ikkagi meil veebipood, kus me ka tegelikult kunagi alguse saime. Võib-olla natuke tehnilistest, et me oleme ehitanud selle Magento platvormile, kasutame Directo tarkvara ja just oleme integreerimas niisugust partnerit nagu KMA laoprogrammi, mis siis muudab meie kogu lao digitaalseks ja peaks niisugust efektiivsust 3-kordselt oleme ennustanud tõstma. Ja samamoodi nagu poodis, et meil on jaotatud 2, vasakpool on sinine, ehk siis elustiilipood ja korvpalli must, et kõik siis ads'id, kastid on sinised ja nii edasi. Ja nüüd, kuidas jõuda selle tänase teema juurde, ehk siis Omnichannel. Meil on kogu veeb kuvatud kõikides füüsilistes poodides, ehk igas poes on päris mitmeid puutetundlikke ekraane, mis siis tähendab, et kui klienditeenindajal klient tahab tossu, 44 suurust ei ole, siis üldjuhul klient läheb poest välja, ostab seal mujalt. Meil on tehtud niisugune süsteem, et klienditeenindaja läheb ekraani juurde, näitab kliendil, näed, 44 suurus on meil laos olemas, saad siit kohe ära osta, saad homme põhimõtteliselt pakiautomaadis kätte
et meil klienditeenindajal oleks võimalik siis müüa ka suuremat ladu, kui seda on kaubanduskeskuses väike pisike ladu, mis tavaliselt kaubanduskeskustes on. Ja samamoodi vastupidi, et meil on veebis üleval kõikide poodide laod, kuna meil mingid tooted on väga limiteeritud, saame tellida neid 50 tükki, jagame need poodisse ära, siis paratamatult veebi võib-olla ei mahu või ei jää neid sinna põhilattu, siis kohe filtreerime mingid kliendid ära, kes ei ela poodid lähedal, siis neil teoreetiliselt ei ole võimalik meilt saada. Aga nüüd nad on veebis saadaval ja natuke võib-olla taustsüsteemi, kuidas see meil toimib. Kuna me oleme kõik selle ise nagu nii-öelda välja omal töötanud, siis mingi hetk tekkis ülemüüki väga palju. Samal ajal telliti veebis, samal ajal müüdi poes, siis oleme tekitanud poodid, veebis on lihtne, teeb tellimus, läheb veebist maha, ei ole midagi. Aga poodides on meil tehtud siuke lahendus, et enne kui kliendi teenindaja tuleb poest välja selle ketsiga, mida klient tahab, seina peal on tehtud EAN lugerid, kus ta piksutab läbi selle, mis annab kohe vasta kliendile. Kas sa võid seda müüa, sa ei tohi seda müüa, et võib-olla veebist ära tellitud, siis kahjuks ei tohi müüa seda. Broneerib selle 10 minutiks veebilehelt ära, ehk siis veebitellimust samal ajal tulla ei saa, mis siis tekitab meil selle olukorra, kus meil niisugused ületellimusi on ikkagi väga minimaalselt tänapäeval. Ja nagu täna mitu korda öeldud, siis see, et see klient on kuningas, siis meie puhul on ka see sama, et meie jaoks klient vahet ei ole, kas ta ostab veebist, ostab retailist, et meil on poodides samamoodi süsteemid tehtud, boonussüsteemid, et ka neil oleks motivatsioon, et see klient kindlasti ostab meilt, mitte ei läheks kõrvalpoodi. Ja proovime ikkagi igapäevaselt leida niisuguseid uuemaid lahendusi, kuidas klientidele pakkuda niisugust paremat teenust. Samad need, kas või see väike jäätis juba tekitab niisuguse mõnus emotsiooni, et võib-olla järgmine kord tuleb tagasi, teab, et saab äkki midagi muud, kommi, mis iganes. Et kogu see kompott ikkagi on meil kokku tehtud selleks, et meil on üks poolsi ja kõik üritame omavahel võimalikult palju nii-öelda integreerida. Ja kuidas me oleme jõudnud tegelikult niisuguse lojaalse kliendibaasini, et me alustasime siin 3 aastat tagasi elustiili poole peal, siis niisugune elav näide, et võtsime ühendust mõne mõjuisikuga, kes siis pikema jututa ütles, et te olete nii väiksed, ma ei tea teid, ma ei taha teiega teha, kui te ei maksa just mingi 5000 € meile. Mõtlesime, et kuidas ei saada, samal ajal kõrvalt oli mingi pakkumine, kes ei olnud nii-öelda meie brändile, võib-olla ta ei kandnud ise ketse, ei tundnud nagu kuidagi õige meie jaoks, siis mõtlesime, et me ei lähe seda teed, et võtame kõik pakkumised vastu, vaid hakkame vaikselt kasvatama, tegime me enda riidelainid, igast unikaalseid projekte tegime ja vaikselt hakkasime kasvama, teadsime, et see võtab aega, enne kui me saame nii-öelda ka müügid lakke, siis nüüd kõrvalt näitena needsamad, kellel me kunagi ühendust võtsime, siis nüüd kõrvalt 3 aastat hiljem tahavad nemad tulla meiega tegema koostööd, nii et isegi ütlevad, et me võime tasuta seda teha. Ehk panen südamel väga seda brändi just niisugust visuaalset või isegi niisugust lojaalsuse tõstmist, et ei tasu igaühega koostööd teha ja peab ikka väga kindlalt nagu mõtlema läbi, mis sa teed, eriti just kui sa kiiresti kasvad, siis võib-olla nagu mõtled küll, et saad kiirelt need käibed kätte, aga meie puhul just näeme, et hästi tähtis on jääda nagu endale selleks kindlaks. Ja mis me siin oleme teinud, et kuidas me ka tõstame seda, et meie ketse saad ka põhimõtteliselt suurtest veebipoodidest tellida, siis me üritame kogu oma sotsiaalmeediat hoida kohalikus keeles ehk laieneme uuele turule, nüüd võtsime suuna Soome, siis kõik meie Instagram, Facebook, kõik on soome keeles, sisu küll on üsna sama, mis siin Baltikumis, vahel teeme ka Soomes mingeid pildistamisi, aga ikkagi, et see lokaalsus oleks võimalikult suur, sest tänapäeval sa võid igalt poolt tellida, aga klient ikkagi otsib seda tunnet, et ta ikkagi, et sa oled tema lähedal, et samamoodi kõik need mingid kohalikus keeles TikTokid, YouTube'id, et meie puhul on see hästi tähtis, see on väga aeganõudev, et me võiks Instagramis teha ühe ingliskeelse kanali, ingliskeeles teha, versus see, et me teeme praegu põhimõtteliselt 5 keeles, 5 erinevas kanalis, on nagu väga ajamahukas, aga lõppkokkuvõttes see ühtne pilt poolsist joonistab niimoodi palju paremini välja. Ja samamoodi siin natuke võib-olla ideaalses maailmas olid kõik need lojaalsusprogrammid täna kirjeldatud juba, omast kogemust tean, et tegelikult see päris nii lihtne ei ole, et me kõike siin aeg-ajalt jälle arendame ja üritame paremaks saada. Et samamoodi need ID-kaardiga, et poest registreerides kliendiks saad samamoodi veebis, et sellisel keskmisel või väiksemal ettevõttel Eestis on see üsna aeganõudev ja samamoodi nagu Tõnu ütles, et Eesti
veebipoed on üsna siuksed ajast maha jäänud, et siis minu kõrvalt jälle ikkagi, et meil on see võtnud 2-3 aastat aega, me ei ole üldse kaugeltki nagu seal, kus me veel olla tahaks, et see ilmselt see eelarved ja kõik mastaap paneb ikkagi oma põntsu, et stabiilselt kogu aeg minust kasvada ja vaadates ikkagi, mis siin ka meie turul nii-öelda veebikliendid teinud on, et see areng on olnud tohutu ja ma arvan, et ka kõik need lojaalsusprogrammid ja asjad tulevad ka kõikidel konkurentidel asjadel Eestis ka järele, et sama, et sa ei pea enam paberiga minema garantii ankeeti täitma, et ka meie liigume sinnapoole ja üritame võimalikult palju ka just inimesi veebi suunata, et kõik on võimalik digitaalselt enne ära teha ja siis saad minna meie poodi sükest kogemust minna nautima. Aga minu poolt kõik ja loodan, et keegi sai midagi tarka kõrva taha. Väga lahe brändi lugu taaskord. Kas keegi tahaks midagi küsida Kaspari käest? Oi, siin on kohe mitu kätt püsti ja hakkame sealt peale. Ma loodan, et see spordipood on meie, mis sa enne näitena tõid siin. ei olnud. Teiega kogemus oli väga nauditav. Ma olin üks, kes käe tõstis, et olen ka ostnud päriselt. Aga küsin niipidi. Vaata, sa tõid välja, mis on väga äge. Minu meelest läheb selle sama nagu brändiga kokku hästi nutikalt. Te olete valinud, vaata, elustiil on ju, ja siis nagu elul on hästi mitu tahku, nii on Polsil on hästi mitu identiteeti poodide mõttes. Aga millele reaalselt nagu baseerudes te vaata, olete julenud neid otsuseid teha? No oleme ausad, et kui sa ehitad ühte kohta nagu nii-öelda street food laadse poe ja siis teises kasutad täiesti teist siseviimistlust ja kogu see look and feel on väga erinev, siis sul on ikka päris korralik nagu nii-öelda erinevus ka poe nii-öelda üleseehituskulude mõttes, vaata. Et kuidas te läbi mille või tänu millele või mis infole või alusele te olete nagu baseerunud neid otsuseid? Ma saan aru, et äge emotsioon on üks osa. Ma tean ka, et paari tüüpidel veel, kes teie juures töötavad, et tead, et teil ambitsiooni on, aga mille põhjal olete seda nagu julgeid otsuseid teinud? No pigem ongi see, ma ütleks kohe ära, et see on kõhutunnena, et kõige lihtsam tee, me teeme samasugust poed igale poole, aga ikkagi lõpuks me ei eristu kuidagi sellest. Meie nagu ikkagi eesmärk on see, et eristuda. Samamoodi tegelikult ma vist ei maininud, et ka brändid, kes meile neid eksklusiivseid tooteid annavad, nemad tahavad saada midagi tagasi. Neil vahet ei ole, mis iganes Jordan 4 mul jalas on, vahet ei ole, mis poel sa annad, nad müüvad selle sekundiga läbi. Mingit vahet ei ole, aga nüüd ongi brändi küsimus ka, et mis nad vastu saavad. Meie proovimegi oma sükse laheda identiteediga neile ka tagasi anda seda, et näed, me paneme selle lahedamasse keskkonda, teeme võib-olla mingi lahedama projekti. Tegime Chocolalaga just sükse, ketsi nimi oli süke jutumärkides like chocolate. Tegime Chocolalaga identse samasuguse ketsi šokolaadist. Panime selle väga eksklusiivse karpi, loosime välja, et klient sai sükse šokolaadis ketsi omale tegelikult. Et süke jälle väike lisaasi, suht suure kuluga, aga jälle süke väike asi, mis jälle inimestele meie klientidele silma kui ka brändidele silma. Aga nende poodide juurde siis, ma ütlen ausalt, aga me väga kindlad jälle ühegi poega olnud, mis me teinud oleme, et see Polsi fast food, mis me tegime Riias, meil oli seal pind, ütleme, et kaubanduspinda 80 ruutu, kogu pind 250 ruutu. Tingisime seal selle 250 ruutu natuke, või mis see ülejäänud ala oli natuke odavamaks, et saame poole hinnaga ja ikkagi süke, et nagu me ei saa müüa seal midagi, et nagu maksame lihtsalt põhimõtteliselt renti. Aga selle mõtlesimegi, et davai, proovime ära, et kui ei tule välja, meil mis see 3-4 aastat see leping on, et siis võtame selle lossi vastu, et siis vähemalt teame, et järgmine kord ei tee sükest asja. Aga nüüd tegime need, seal on see jääsuur hall, kus siis kõrval ongi meil see pood. Nüüd on seal lauad, puutundlikud ekraanid, isegi kui ema läheb oma lapse trenni vaatama, see on kõik üle sinine ka, see on kaugelt näha juba. Tema läheb oma lapse trenni vaatama, ta istub sinna meie laua taha, 1,5 tundi tal suht igav seal, võtab võib-olla meil veebilehel lahti, hakkab sirma ja järgmine kord juba teab, näeb Polsi, et sükesed väiksed lisad, mis võib-olla koheselt efekti ei anna, aga nagu jah, ütlengi, et 3 aastaga see süke brändi tuntus on nagu ilmselt sükeste väikeste sammude abil väga palju nagu paremaks läinud, et eks need võib-olla tulevadki tulevikus tagasi, aga nüüd praegu ikkagi need, mis me need ette võtnud oleme ja mis me lahendanud oleme, siis annavad ainult julgust juurde, et nagu veel meil peal siin üks pood, mis tuleb, on ka süke, et ma ei tea, kuidas see nagu toimima hakkab, aga jälle et see läheb juba nii crazy'ks, aga ma arvan, et jälle süke lahe kogemus kliendile just tänapäeval. Keegi tahtis veel küsida seal, jah? Aitäh ettekande eest. Mul oli 2 küsimust. Üks puudutas seda Soomet, et teil on seal Espoos juba kauplus olemas. Ma saan aru, et e-poodi alles teete, jah? Ei, e-pood on meil ka, aga nüüd me laienemegi just sükse nagu,
me väga hea näide tegelikult siia ma unustasin rääkida Leedu turu põhjal, kus me pool aastat enne avasime veebipoe, enne kui avasime füüsilise poe nii-öelda Leedus. Ja kui raske oli veebipoodi käima saada. Ükspuha teed mingite influenceritega koostööd, siis kui nad enda kodus mingid stories'id asju teevad, see ei ole kuidagi autentne, järgmine päev tegi mingi järgmisega enda kodus, et see ei eristu kuidagi sellest. Ja põhimõtteliselt ma ütleks, et isegi päeva pealt pärast seda, kui me Leetu oma füüsilise poe tegime, muidugi erilise natuke, siis kogu veebimüük tuli väga jõudsalt sellele järele, et samamoodi need mõjuisikud läksid poodi, kuna meil sinine eristuv värv ka, tegid seal need story'd, hoopis teine asi, kui nad kodus tegid. Inimestele ei meelde, et samamoodi meil Soomes veeb töötab väga okeilt. Jällegi Tõnu ütles, et Soomes ei võtta ükski veebipood, meil on suht okei minusse. Siis nüüd me ikkagi loodame ka sellega, et kui me teeme, see Kossupood on meil seal ammu olnud, aga kuna korvpalli limiit tuleb ikkagi ette, et Soomes on mis iganes 30 000 korvpallurit, siis üle 30 000 korvpalliketsi ilmselt ei müü, et meil kadus nagu kasvuvõimalus kadus korvpallist ära, et nüüd proovimegi selle vaba või elustiili poega Soome minna, et tänu selle abiga siis ka seda veebi väga tugevalt tõsta, et kas me paneme selle mis iganes 20 000 euri Google Adsidesse või me investeerime selle sinna poodi, mille abil me saame veel lahedamalt ennast näidata, siis hetkel me näeme, et see ühe väga laheda poe tegemine võib see nagu pikas perspektiivis väga tugevalt just seda veebimüüki mõjutada. Okay, üks küsimus juba sai vastatud, et teil läheb Soomes hästi, sest ma just tahtsin nagu intrigeerida siit, et kas teil ka Soomes on raskusi, nagu Tõnu viitas, aga teine küsimus oli selline turundajale võib-olla tehnilises mõttes huvi pakkuv, et kui te teete eri riikides kohalikus keeles sotsmeediat ja samas sisu on sageli korduv, eks ju, teie enda loodud sisu osas, kuidas te lihtsalt tehniliselt selle ära haldate? Kui ei ole palju küsitud. Meie puhul on see suht lihtne tegelikult, sest kuna meil on igas riigis, kus me ikkagi toimetame, on ka poed, ehk siis tähendab, et meil on kohalikud müüjad seal, ehk siis poe nii-öelda juhatajal on ka lisaülesanne või ta ei pea ise iga päev seal poes olema, aga tema nagu kohustus on meil nii, et meil Eestis olev sotsiaalmeedia tegelane teeb postituse valmist, kirjutab nendest sketsidest mingi loo asjad, pildid, tõstab need Dropboxi, paneb siis selle poe, meil on tehtud grupid seal Facebookis või mis iganes meilides, siis poe nii-öelda see juhataja tõlgib selle kohaliku keelde ja ka tema postitab. Ehk siis, ja lisaks meil on veel antud poe töötajatele ülesanne vastata ka nii-öelda Instagrami kommentaarid asjad kohalikus keeles, et sest kui me hakkame ise siit jälle mingi tõlkima, siis on mingid tõlkevead seal ja see ei ole enam jälle autentne, et oleme lahendanud sellega, et kui meil on niikuinii poe juhatajad seal, siis nemad aitavad meil tõlkida ja natuke ka isegi kohalikel suhelda seal. Et see on küll aeganõudev kõik see ettevalmistus, et meil see sotsiaalmeedia inimene on ka, et kas peab tegema seda kogu aeg, et ta jälle tõstab neid kuskil igal pool, aga tegelikult jälle pikas perspektiivis on ikkagi siuke, et sa viid ennast kliendile lähemale. Aitäh, Kaspar Rätsep! Tänu!